Aastaid on Venemaa peamine eelis Ukraina ees olnud tema võime korraldada massiivseid õhurünnakuid. Sajat-droonid koormavad õhutõrjet üle, võimaldades Venemaal Ukrainale valu põhjustada. Aga nüüd on olukord muutumas ja Ukraina president andis just hoiatuse, mis paneb Putini ja tema kaaslased hirmust värisema. Venemaa ootab ees midagi suurt. Ukraina paneb Venemaa iga päev 600 korda maksma, kui liigub nii paljude kaugmaa-droonide tootmise suunas, et Venemaal pole lootustki neid kõiki peatada. Pärast kõnet spetsiaalsel pressikonverentsil Balti riikide ja Põhja-Euroopa juhtidega andis Volodõmõr Zelenskõi oma jahmatava hoiatuse. Ukrainal on plaan ja selle plaani eesmärk on lihtne. Saavutada tootmisvõimekus 600 kaugmaa-droonile ja raketile päevas. Zelenskõi tegi selgeks, miks just see number on nii oluline. Venemaa saab aru, et kui on 600 drooni ja raketti, siis tunnevad nemad seda sõda samamoodi nagu meie, möörigas Ukraina president. Mõte on siin jõuda võrdsuseni. Võtta ära see üks eelis, mis Venemaal veel Ukraina ees on, mida Zelenskõi kirjeldab otsekoheste matemaatiliste terminitena. Venemaa ründab meid enamasti 650 drooniga ning lisaks 35–100 raketiga päevas. Me vastame. Loomulikult ei ole meil täna võrreldavat arvu, aga me kasutame 300–350. Kui suurendame rahastust, on meil võrreldav arv, millega neile vastata, lisas Zelenskõi. Venemaa rünnakud sihivad kõike ja kõiki, tsiviil- või sõjalisi sihtmärke, see ei loe. Ukraina rünnakud on palju täpsemad ja seetõttu palju tõhusamad Vene sõjamasina kahjustamisel. Kui Ukraina suudab sellele täpsusele veelgi ulatust lisada, on Venemaa tõsises hädas. Drooniparved, mida pole varem nähtud, on tulemas ja Zelenskõil on õigus. Ukraina peab Venemaaga sammu pidama seal, kus Venemaa ülekaal peitub arvudes. Nüüd võiks väita, et Zelenskõi arvutused on siin veidi ekslikud. 1. juuni raportis avaldas France 24, et Venemaa lasi eelmisel mais Ukraina pihta 8150 drooni, mis teeb keskmiselt peaaegu 263 drooni päevas. Kui lisada kuusse veel 211 raketti, siis saab peaaegu 270 ründevahendit päevas. See ei ole küll 650 drooni ja kuni 100 raketti, mida Zelenskõi väidab, kuid täpsed numbrid ei ole siin kõige olulisemad. Venemaa on korraldanud üksikuid rünnakuid, kus on kasutatud üle 600 drooni ja 10 rakette. See on see, millega Ukraina tahab sammu pidada ja kui nad suudavad jõuda sinnamaani, et lasevad iga päev välja 600 drooni ilma pausideta, siis olukord töördub ja Venemaa kõige olulisem strateegia pööratakse pea peale. Putin tahab sõda oma rahva eest varjata. Ta nimetab seda endiselt eriliseks sõjaliseks operatsiooniks, kuigi võitlus on kestnud juba üle 4 aasta. Ukraina kiirendatud droonitootmise ajakava ei seisne ainult selles, et jõuda Venemaa droonide arvule järele või sellest mööda minna. See seisneb selles, et venelased peavad pealt vaatama, kuidas nafta põleb ja sõjatööstuskompleksid plahvatavad ning see tekitab neile valu. Siin lähevad asjad tõeliselt tõsiseks. Zelenskõi ei loobi Ukraina kohta utoopilisi numbreid. Tema plaanid 600 drooni päevas on osa palju laiemast strateegiast, kuna Ukraina liigub täiskiirusel tehnoloogilise revolutsiooni suunas, mis muudab kogu riigi sõjaväge. Varsti süveneme selle revolutsiooni mõningatesse üksikasjadesse, kuid siin on mõned olulisemad punktid. Rakettide loomine, mis suudavad tabada sihtmärke 2000 kilomeetrit kaugusel, uue raketivägede ja suurtükiväe arendamise kontseptsiooni raames. Kodumaise õhuplatvormi edasine arendamine, mis suudab kanda 250 kilogrammi tulejõudu ja võimaldab Ukrainal vastata Venemaale liukpommilahingus löök-löögi vastu. Rohkem tõrjedroone loomine kui Venemaal, neutraliseerides Putini kaugmaa strateegia sellisel määral, et näeme, kuidas Ukraina teeb kahju ja Venemaa ei tee mitte midagi. See on revolutsioon ja see jätab pruunid plekid iga Vene sõduri ja komanderi pükstesse, kaasa arvatud Venemaa president, kes veedab rohkem aega punkrites varjudes kui oma rahvast või armeed juhtides. See, mida me siin näeme, on muutus, mida Venemaa ei osanud oodata. Ukraina oli juba saanud droonide suurriigiks, kuid pärast tehnoloogia imelapse Mihhailo Fedorovi tõusu kaitseministri ametikohale on Ukraina rakendanud plaani, et integreerida tehnoloogia, sealhulgas droonid, riigi sõjaväe igasse aspekti. Fedorov on huvitav juhtum. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, oli Ukraina kaitseminister astunud poliitikasse kõigest 28-aastaselt ja tõusnud kiiresti esimeseks asepeaministriks ning riigi digitaalseks ümberkujundamise ministriks. Isegi enne sõja algust oli Fedorov tehnoloogia propageerija, kutsudes Ukrainat üles oma riigi valitsemist digitaliseerima ja astuma 21. sajandisse. Siis marssisid sisse Vene sõdurid. Alguse sai jõhker sõda ja Fedorov suunas oma tehnoloogilise pilgu uue sõjalise struktuuri arendamisele, mis tagaks, et palju väiksem riik suudaks end kaitsta Venemaa saadetud elavjõu ja raketitulva vastu. Kui Fedorov 2026 aasta alguses kaitseministriks tõusis, esitas ta oma plaani. Vajalik on põhjalik muutus.
meie eesmärk on süsteemi ümberkujundamine, sõjalise reformi läbiviimine, rindetaristu parandamine, valede ja korruptsiooni kaotamine ning uue juhtimis- ja usalduskultuuri edendamine, et need, kes saavutavad reaalseid tulemusi, saaksid tunnustatud ja võimaluse areneda, kuulutas Fedorov. Tema sõnum oli selge. Ukraina oli 4 aastat edukalt end Venemaa vastu kaitsnud, kuid 2026 aastal oli aeg muutusteks, mis viiks selleni, et Ukraina võtaks initsiatiivi ja ajaks Venemaa igaveseks oma territooriumilt välja. Liikumine 600 kaugmaa drooni ja raketitootmise suunas päevas on vaid osa Fedorovi revolutsioonist. Vähem kui poole aastaga ametis olles on Ukraina kaitseminister juhtinud uue tehisintellekti kaitsekeskuse nimega A1 käivitamist, mida Ukraina hakkab rakendama Suurbritannia valitsuse abiga. Fedorov on juhtinud programma, mille tulemusena on maismaa droonid asendanud jalaväe oluliste logistiliste operatsioonide läbiviimisel. Fedorov nõuab, et Vene Shahed-tüüpi droonide tõrje oleks 95% ning soovib, et droonid oleksid iga kuu 50 000 Vene sõduri hävitamise eesotsas. Ambitsioonikas? Võib-olla, aga just seda vajab Ukraina praegu. Kaitseministrid, kes on valmis muutusi looma ja ütlema, et ainult hästi kaitsta pole piisav ning kurnamissõda Putini vastu ei too piisavalt tulemusi. Ukraina peab üles ehitama, arendama ja looma tipptasemel sõjaväe, mis suudab viia võitluse Putinimi ning põhjustada nii palju kahju, et Vene rahvas ei saa enam elada õndsas teadmatuses, samal ajal kui nende president üritab vallutada suveräänset riiki. Zelenski hoiatus 600 droonist päevas ei ole tühi jutt. See on selge eesmärk ja see on seatud selleks, et panna iga venelane tundma seda õõvastavat kõhupööritust, mis viitab hirmule valla päästetud koletise ees. Sõja tagasi Venemaale toomise idee ei ole Ukraina jaoks sugugi uus mõiste. Juba. 2025 aastal avaldas Zelenski kasvava süvalöögikampaania eesmärgi öeldes: sõda toodi Venemaalt ja just Venemaale tuleb see sõda tagasi suruda. Nemad peavad olema need, keda sunnitakse rahule. Nemad on need, keda tuleb survestada, et tagada julgeolek. Sellest ajast alates on Ukraina kiiresti laiendanud oma droonivõimekust nii kaugele, et endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu tundis vajadust öelda, et ükski Venemaa piirkond ei saa end tunda Ukraina kaugmaa raevu eest turvalisena. Sõda, mis pidi piirduma vaid Ukraina rindega, on laienenud kaugele väljapoole Putini kontrolli. Iga droonirünnak Venemaa naftarajatiste või sõjalise infrastruktuuri vastu tuletab Venemaa rahvale meelde, et mitte ainult ei jätku nende juhi alustatud sõda endiselt, vaid ka Ukraina võimekus kasvab iga päevaga. Nüüd ähvardatakse 600 drooniga päevas. Kui Ukraina suudab täita Zelenski hoiatuse, siis ei tooda Ukraina sõda enam Venemaa ukse ette. See murrab ukse maha, laastab maja ja plahvatab palju kaugemal kui piirialad, millele Ukraina oli sunnitud keskenduma vaid mõned kuud tagasi. Kuigi pelgalt kogus ei pruugi veel põhjustada kollektiivseid pidurijälgi venelaste aluspükstes, pole Ukrainal Venemaa jaoks varuks ainult puhtad arvud. Me vihjasime sellele juba varem. Ukrainal on plaanis palju enamat, mis muudab need pidurijäljed korralikeks pasahunnikuteks. Ja just selliseid asju me käsitlemegi saates Sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis mida sa ootad? Vajuta nuppu, et sa jääks ilma meie analüüsidest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja Ukrainal pole Venemaa jaoks varuks mitte ainult kogus. See on ulatus, mis koos uute rakettide võimsusega hävitab iga sihtmärgi, mida need tabavad. 9. juunil, samal päeval kui Zelenski endis oma 600 drooni hoiatuse, tutvustas Ukraina uut pikaajalist arengukontseptsiooni riigi raketivägede ja suurtükiväe osakonnale. See on Ukraina üksus, mis vastutab Ukraina omatoodetud rakettide ja suurtükiväe arendamise ja kasutamise eest ning see viiakse koos ülejäänud riigi sõjaväega kaasaegsele tasemele. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski sõnul on selle osakonna eesmärk täielikult välja vahetada nõukogude ajast pärit süsteemid, mida Ukrainal on kasutada sügavateks löökideks, mis ei hõlma droone. Need vanad süsteemid, mis on jäänukid ajast, mil Venemaa Ukrainast üle sõitis, kõrvaldatakse ja asendatakse uute löögivõimekustega, mis võimaldavad Ukrainal tabada Vene sihtmärke kuni 2000 kilomeetri kaugusel. Ukraina suudab seda juba droonidega teha, kuid see on midagi muud. See on süvalöögidoktriini eskaleerimine, mis hõlmab võimsaid rakette, mis suudavad palju enamat kui droonide kahjustamine. See uus plaan on loodud selleks, et tugevdada Ukraina kodumaist kaitsetööstust sama palju, kui tagada suurema jõu suunamine Vene sihtmärkidele. United 24 meediateatel soovib Sõrski vähendada Ukraina sõltuvust läänest toodetud relvadest ja laskemoonast. See on tark. 2025 aasta jooksul pidi Ukraina mitme kuu vältel toime tulema olukorraga, kus Ameerikas toodetud ATACMS-i kasutamine Vene territooriumil oli sisuliselt varjatult keelatud. Lisaks tuli toime tulla tormilise suhtega USA-ga, mis ühel hetkel viis selleni, et USA peatas abi saatmise ja luureinfo jagamise Ukrainale. Kui lisada sellele kõikidele probleemid varudega, mis on vältimatud Iraanis toimuva operatsiooni Epic Fury tõttu, siis Ukraina plaan on mõistetav.
See ei saa loota, et lääs varustab neid kõige vajalikuga, eriti kui toimub nii palju kaost, mis on Ukrainast sõltumatu. Seega ehitab Ukraina endale vajaliku ise koha peal. Rindetsuunel tähendab Ukraina uut raketiplaani seda, et parandamatud Nõukogude süsteemid asendatakse järk-järgult Ukraina enda alternatiividega. Läänes toodetud süsteeme kasutatakse endiselt, et Ukraina suurtükivägi oleks võimalikult tugev, kuid nendele ei toetuta enam nii palju. Selle asemel käsitletakse neid Ukraina enda süsteemide kõrval lihtsalt lisaboonusena. Veelgi suurem uudis, eriti kui rääkida venelaste pükstesse pruunide plekkide tekitamisest Venemaal sees, on see, et Ukraina plaanib alustada nii tiibrakettide kui ka ballistiliste rakettide seeria tootmist, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 2000 kilomeetri kaugusel. Kui ühendada uued raketid, suurem tegevusraadius ja igapäevased 600 drooniparved, siis mis me saame? Oluline Vene strateegia, mis pöördub nüüd Putini enda vastu. Ainus kitsaskoht Sõrski plaanides on see, et midagi sellest, mida Ukraina soovib oma raketi ja suurtükiväega saavutada, ei saa teha üleöö. Töös on tegevuskava, mis kirjeldab teed, mida Ukraina kavatseb kuni 2030 aastani käia, et oma suurtükiväe ja raketivõimekust moderniseerida. Siiski on Ukraina ideaalses positsioonis, et arendada just neid rakette ja suurtükke, mida on vaja Venemaa vastu võitlemiseks. Kui rääkida lahingukogemusest, siis Ukraina on kasutanud võib-olla kõige mitmekesisemat valikut rakette ja suurtükke, nii lääne kui ka Nõukogude päritolu, võrreldes ükskõik millise tänapäevase armeega. Ukraina tunneb iga kasutatud üksuse tugevusi omast käest, samuti teab ta nende nõrkusi. Seega võib praktiliselt garanteerida, et relvad, mis sünnivad Ukraina raketi ja suurtükiväe ümberkujundamise tulemusena, on ühed kõige tõhusamad Vene ohu tõrjumiseks. Muidugi näitab kogu see jutt Venemaaga kaugmaa relvade osas võrdsuse saavutamisest, et Venemaa raketid ja droonid on endiselt väga tõsised ohud Ukraina jaoks. Fjodorov rõhutas seda ise, sellepärast tahab ta, et Ukraina jõuaks sinnamaani, kus suudetakse kinni püüda 95% Venemaa Ukraina pihta saadetud laskekehadest. Ukraina on juba teel nende näitajate saavutamise poole, sest tema õhutõrjevõrk suutis mais kinni püüda 91,73% Venemaa poolt välja lastud droonidest ning 53% Putini rakettidest, saavutades üldise 90,75% tõrjemäära. Kuid veel on palju teha ning USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Anduril Industries asutaja Palmer Lucki sõnul on Ukraina suurendanud oma droonitõrjeseadmete tootmist nii palju, et toodab iga kuu 10 000 seadmeid. Ja see arvestab ainult riigisiseselt toodetud seadmeid. Seega ei keskendu Ukraina ainult ründedroonide tootmisele suures mahus. Tõrjevaldkonnas toodab Ukraina piisavalt tõrjedroone, et iga Venemaa poolt saadetud Shahedi tüüpi drooni kohta saaks välja saata mitu oma drooni. Muide, see tohutu tootmismaht aitab Ukrainal süvendada sidemeid ka teiste riikidega, näiteks 3 laheäärse riigiga, kes sõlmisid pärast operatsiooni Eepiline raev Ukrainaga 10-aastased kaitselepingud. Need lepingud on sõlmitud tänu Ukraina droonialastele teadmistele, eriti just kulutõhusa tõrje osas. Kui Ukraina suurendab oma droonivõimekust selles valdkonnas, tugevdab ta samal ajal ka oma kaitsealaseid sidemeid riikidega, mis asuvad tuhandete kilomeetrite kaugusel. See on Ukrainale suur saavutus. Samuti on see veel üks hoop Venemaa juhile, kes püüab riiki allutada. Nii et Ukraina suudab selgelt saavutada vajaliku arvu tabamusi droonisõja tõrje poolel. Aga pöördume tagasi Zelenski väidete juurde. 600 kaugmaa drooni päevas on kõrge eesmärk. Zelenski enda sõnul on Ukraina selle eesmärgi saavutamisest umbes poolel teel, kuna suudab vastata Vene õhurünnakutele umbes 300–350 drooniga ühe päeva jooksul. Ukraina presidendi antud hoiatuse elluviimiseks on veel palju teha, ja see viib meid ilmselge küsimuseni, kas Ukraina suudab sellega hakkama saada. Lihtne matemaatika näitab, et Ukrainal on veel pikk tee minna. 600 drooni, korrutatud 365 päevaga aastas, annab meile 219 000 kaugmaa drooni, mida tuleb igal aastal toota, et vastata Zelenski ähvardusele. Muidugi võib väita, et Venemaa laseb Ukrainasse üle 600 drooni üsna ebaregulaarselt, mis tähendab, et Ukrainal ei ole tegelikult vaja iga päev 600 kaugmaa drooni toota. Aga võtame Zelenski hoiatust võimalikult sõna-sõnalt ja eeldame, et Ukraina tahab iga päev 600 drooni. Kas see on võimalik? Häid esimesi märke tuleb Firepointist, mis võib-olla on kõige kuulsam kaugmaa drooni arendaja tänu oma FPS-seeriale, kuhu kuulub ka surmav Flamingo drooni ja raketi hübriid. Juba märtsis väitis ettevõtte asutaja Dennis Stielermann, et Firepoint toodab üksi umbes 200 kaugmaa drooni päevas. Ta märkis ka, et ettevõte suudaks väga lihtsalt neid numbreid kahekordistada või isegi kolmekordistada, mis tähendaks tootmisgraafikut 600 drooni päevas. See on täpselt kooskõlas Zelenski hoiatusega, nii et töö on tehtud, eks. Ukraina presidendil tuleb lihtsalt tellimus esitada ja 600 päevas saab teoks. Kahjuks pole see sugugi nii lihtne. Tootmisvõimsusel ja tegelikul tootmisel on tohutu vahe. Ja on olemas üks võtmetähtsusega tegur, mis võib seda vahet kas suurendada või vähendada – raha.
Ukrainal on vaja raha, kui ta tahab ehitada kaugmaadroone sellises mahus, nagu Zelenski soovib. Ja nagu oleme näinud Ukraina droonitööstuse teistes valdkondades, ei ole mingit garantiid, et Ukraina saab raha, mida ta vajab droonitootmise maksimeerimiseks. Võtame näiteks FPV droonid. 2025 aasta juunikuu raportis väitis Militarnõi, et Ukraina droonitööstus on võimeline tootma aastas 10 miljonit mehitamata õhusõidukit. Just Security pakub välja sarnase numbri, väites, et Ukraina suudab toota aastas 8 miljonit FPV drooni. Siiski märgib sama väljaanne, et 2025 aastal tootis Ukraina 3 miljonit FPV drooni. See on erinevus tootmisvõimekuse ja tegeliku tootmise vahel ning kõik taandub investeeringutele. Ukraina püüab sellest konkreetsest kitsaskohast lahti saada. 4 juunil teatas Kyiv Post, et Ukraina kaitseministri asetäitja Mykolaïv Barnik kutsus NATO liikmesriike üles rahastama Ukraina droonitööstust, mis tema sõnul suudaks toota kuni 20 miljonit drooni aastas. Tema väide taandub sellele, et Ukraina rahastamine praegu tähendab mitte ainult seda, et Ukraina suudab end Venemaa vastu kaitsta, vaid ka seda, et nad saavad arendada veel miljoneid droone, mida NATO liikmesriigid, eriti Euroopas, saaksid kasutada omaenda kaitsevõime tugevdamiseks Venemaa vastu. Ukraina otsib 2026 aastaks 60 miljardi dollari suurust investeeringut oma droonitööstusse, et tagada jätkuv kasv, mis viiks neid 20 miljoni drooni tootmisele lähemale. Kui Ukraina suudab selle raha saada, siis 600 pika tegevusraadiusega drooni ei tundu enam lihtsalt võimalik, vaid see hakkab tunduma kui madal eesmärk, millest on lihtne üle saada. Suur küsimus on, kas NATO annab Ukrainale seda, mida ta vajab. Venemaa jälgib seda hinge kinni pidades, sest ta teab, et võimalus, et Ukraina suurendab oma jõudu nii palju, nagu Zelenski on hoiatanud, võib olla Vene sõjamasinale hävitav. Ukraina on juba laiendanud oma kaugmaarünnakute ulatust 2,5-kordsed aastatel 2022 kuni 2026, suutes tabada sihtmärke 630 kilomeetri kauguselt kuni 1750 kilomeetri ja kaugemalegi. Ainult. 2026 aastal on Ukraina juba tabanud Moskvat ja Peterburi ning rünnanud Venemaa energeetikatööstust nii intensiivselt, et föderaalsed nafta- ja gaasitulud langesid. 2026 aasta esimestel kuudel aastaga võrreldes 29,8%. Ukrainal on juba õige strateegia. 1000 sügava löögiga surm halvab aeglaselt Venemaa majandust ja suurendab selle sõja hinda, mille Putin alustas. Kui 600 drooni päevas saab reaalsuseks, siis tuhandete droonide surmast saab 10 000 droonide surm. Venemaa lihtsalt ei suuda ellu jääda, kui tema nafta põleb. Sõjatööstuslik kompleks on purustatud ja Ukraina hävitab logistikasõlmi tuhandete kilomeetrite kaugusel. See on Ukraina eesmärk. See on plaan, mis paneb Venemaa kollektiivselt hirmust värisema, kuid 600 drooni päevas tootmiseks ja kõige muu jaoks, mida Ukraina teeb, on vaja raha. On aeg, et Ukraina liitlased taas rohkem panustaksid. See, kas nad seda teevad, avaldab tohutut mõju sõja tulevasele kulgemisele. Kuid isegi praeguses olukorras on Venemaal palju probleeme, kui tuleb toime tulla Ukraina süvalöökidega. Lühidalt öeldes ei suuda Venemaa Ukraina droone peatada. Ja me nägime täpselt, miks see oluline on, vaid mõned päevad enne seda, kui Zelenski oma hoiatus andis. Ukraina droonid tungisid esimest korda läbi võtmetähtsusega Venemaa Balti laevastiku mereväebaasi ja ründasid sõjalaeva, mida Venemaa on püüdnud taas avamerele tuua. Haavatavused on paljastatud. On avatud uus Balti rinne. Saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja aitäh vaatamast!